Nüüd, seega võite alustada. ahah ähm,, ma pean oma screen'i share ima, onju mm,. Ja kas see ei saa või? Ei saan küll. Ma olen väga andekas slideshow dega. Nii, väga hea, nüüd ma näen. Teie ka näete, onju. Jaa, Slaytastic. Okei, strateegilised ümberlükked ja positsioneerimine. Kui teil on kellelgi vahepeal mingisugune küsimus, te ei saa aru, mida ma räägin või ma räägin asju segaselt, siis küsige kohe, sest et nii on lihtsam. Kui mult küsiti, et palun tee siis töötuba strateegiliste ümberlükete positsioneerimise kohta, et siis alguses ma ütlesin, et hästi kiiresti jah, ja siis oli hästi keeruline välja mõelda, et mis asi on tegelikult strateegiline ümberlüke või mis asi on positsioneerimine või kuidas seda täpselt teha. Nii et ma mõtlesin selle üle päris kaua ja tänu sellele olen pannud päris palju, okei, mitte võib-olla päris palju, aga piisava portsu näiteid siia. Ja siis mõndade näidetega ma võib-olla siis lasen teil mõelda, enne kui vastuse avaldan, et saate siis veits kaasa rääkida. Aga siis rääkige ka, et siis ei ole awkward. Aga ma alustan sellega, et ma räägiks korraks teile ümberlükete tüüpvigadest. Need on siis inspireeritud sellest, kui ma olen kuulnud üht või teist väitlemas paar korda ja märkinud siis tüüpvead kuidagi endale aiu üles ja panin nüüd slaidile. Minu arust on kolme tüüpi kõige suuremad vead, mida te teete väitluse ajal. Minu arust esimene on see, et lükkate hästi tihti ümber pisikesi asju, aga mitte kõige suuremat punkti, mida vastase argument taotleb. Ehk siis te lihtsalt teete strateegiliselt valed vastused. Valed ümberlükked siis. Minu arust see näeb välja nagu umbes niimoodi, et keegi tuleb, ütleb, et tal on argumendile 7 ümberlüket ja siis iga ümberlüke on 30 sekundit. Ja ma arvan, et see põhjus, miks te seda väga tihti teete, on see, et üks, te kipute ümber lükkama kõige lihtsamaid asju, mida te saate. Ehk siis te lihtsalt kuulete midagi vastast argumendis. Te teate, et teil on sellele ümberlüke ja te hakkate lihtsalt automaatselt kirjutama ja siis te kõnelete sellest. Te lihtsalt nagu, aga kaks, te lihtsalt ei mõtle läbi seda, mida te ümber lükkate või miks te seda ümber lükkate. Teine tüüp viga minu arust, mida te teete, on see, et teie kõikide ümberlükked on poolikud ja te ei lõpeta oma ümberlükkeid mitte kunagi ära. See tähendab seda, et ümberlükkes on puudu, noh, heal juhul nagu selgitused ei ole puudu, aga vahetevahel jäävad need ka kuskile, ma ei tea kuhu. Aga väga-väga tihti on teil puudu mõjud või kaalumine, võrdlus või siis positsioneerimine. Ja minu arust see on ka sellepärast, et te kohtlete ümberlüket kui väikest torget ja mitte kui üht suurt argumenti. Sest et tegelikult ma ei tea, palju te olete kunagi, ma ei tea, kuulanud väitlusi või vaadanud neid Youtube'is. Aga üks asi, mida te väga tihti märkate, on see, et need head väitlevad tulevad kõnelema. Nad ütlevad, et neil on vastaste kaasusele 3 ümberlüket. Need kolm ümberlüket kestavad kõik kokku 7 minutit ja ongi ainult 3 ümberlüket, aga need on päriselt suured ja mahukad ümberlükked, kus tegelikult on sees kõik argumendi osad. Neil on ka eeldused nendel ümberlüketel. Nendel ümberlüketel on selgitused, seal on mingisugune mõõdik, millega asju mõõta, seal on sees võrdlus, mõju, kaalumine. Selleks, et kindlustada, et need ümberlükked on päriselt ka suured ja nii-öelda kahju tekitavad siis. Sest kui te mõtlete ka hästi intuitiivselt, siis te peate ümber lükkama nagu full argumenti, millel on osad ja mida räägiti küllap 2 minutit. Seega suht pointless on teha mingi 20 või 40 sekundilisi ümberlükkeid, sest et tegelikult ei suuda kunagi saavutada mingisugust suurt kahju. Aga ka kolmandaks on minu arust see, et ümberlükked kipuvad väga tihti olema vastaste materjalide kohta ja seal puudub igasugune positiivne materjal. Minu arust selleks on nagu, sellepärast on 2 juurpõhjust. Esimene juurpõhjus on see, et Eestis õpetatakse ümberlüket ja taastugevdust kui erinevat osa ja tänu sellele enamus väitlejaid kohtlevad ümberlüket kui lihtsalt vastastele reageerimist ja te unustate iseenda materjali ära. Ma arvan, et alguses on see okei, kui te õpite väitlema. Teie enam väitlema ei õpi, teie kõik oskate väidelda, mis tähendab, et tegelikult peaks iga ümberlüke omama ka võrdlust. Iga ümberlüke peab samal ajal nii vastast
kahjustama kui ka teid tugevdama. Ja selle jaoks oleks tegelikult oluline, et teil on olemas nii-öelda enda materjal, mida seal ümberlükkes ka rääkida. Jah, ja minu arust seda on näha kõige rohkem, nagu esimeste kõnede ajal ma saan veel aru, et vahepeal võrdlust lihtsalt ei jõua tuua, aga minu arust nii teised kui kolmandad kõnelejad väga-väga tihti teevad sellist struktuuri, et nad teevad oma ühe põrkepunkti all 3 vastast ümberlüket ja siis järgmise põrkepunkti all räägivad alles enda materjalist, aga tegelikult palju efektiivsem oleks need kokku tõsta. Seda nii ajakulutuse osas kui ka mingisuguse strateegia osas, et kohtunik asju näeks. Kuidas neid tüüpige parandada? Esiteks soovitan kõigil mõelda, enne kui te hakkate oma ümberlükket kirjutama. Üritage aru saada, kas see, mida te ümber lükkate, on päriselt ka oluline. Teiseks, ja see on nii-öelda tipp minult, keegi ei pea seda päriselt ka järgima või siis ei pea ütlema, et see on nüüd see suurepärane viis, kuidas ümberlükket korda saada. Aga mina olen avastanud, et aitab näiteks see, et kui sa ei flow vastaste argumenti igat osa, igat nagu selgitust, vaid ainult nii-öelda seda tuumikut. Ehk siis sul on nagu mingisugune argumendi pealkiri, ma ei tea, majanduslik kasu läbi inflatsiooni vähendamise ja siis sul on mõju. Ja minu arust, miks see töötab, on see, et üks, sa ennetad seda, et sa hakkad suvalisi väikseid asju selles argumendis ümber lükkama, sest sa lihtsalt nagu mingi hetk sa vaatad oma paberile, sa ei tea, mis need väiksed asjad enam on ja sa oled sunnitud suurt punkti ümber lükkama. Aga ka teiseks, see aitab ennetada probleemi, kus näiteks vastaste kaasus on suht nõrk ja kui teie teete oma ümberlükkeid, siis te lihtsalt lähete selle leveliga kaasa ja ka teie ümberlükked on ülinõrgad ja lihtsalt kehva leveliga. Aga kui sa ei tea neid nii-öelda kehvi selgitusi, sa pead kohtlema seda argumenti kui omas parimas kastmes ja oled tõenäolisem andma lihtsalt nagu päris ümberlükke. Ma arvan, et eksisteerib erand sellele, kui vastasel on tõesti nagu mingi tohutult hea selgitus või tohutult hea strukturaalne põhjendus millegi jaoks, siis muidugi pange see kirja ja lükake nagu kindlustage, et te selle eraldi ümber lükkate. Teine või kolmas viis, kuidas minu arust tüüpviga parandada, on see, et minu arust on mõistlik kuulata karakterisatsioone ja eelduseid, mis vastastel on ja võrrelda neid aktiivselt enda karakterisatsioonide või eeldustega, mis teie kaasuses on. Minu arust see aitab teile aru saada seda, et mis hetkel te taotlete samasuguseid asju või missugustel hetkedel te toetute samasugustele eeldustele ja sa saad neid strateegiliselt hästi ära kasutada. See, kuidas, sellest me räägime hiljem. Neljas tipp võib-olla keskendub rohkem nii kolmandatele kui teistele kõnelejatele. Aga mina soovitan ka sellist asja, et sa mõtled välja, missugust ümberlüket sa tahad teha ja mis on selle ümberlükke eesmärk. Aga sa ei kirjuta neid selgitusi kohe ülesse, vaid sa kirjutad need selgitused või oma mehhanismid üles alles siis, kui sa oled ära kuulanud ka vastaste taastugevduse ja sellega sa kindlustad seda, et su ümberlüke on päriselt ajakohane ja et ei juhtu olukorda, kus sa esimese opi ajal paned oma ümberlükked kirja ja sa lähed kolmandas kõnes rääkima nendest. Need ümberlükked on juba ammu kasutud sellepärast, et taastugevdustest toodi mingisugused nüansid ülesse. Aga ka viiendaks, ja minu arust see on see kõige lihtsam viis, kui sa näed, et sul on ühe argumendi jaoks 5 ümberlükket, siis järelikult on midagi valesti. Valesti on sellepärast, et esiteks sul ei ole mitte kunagi aega neid 5 ümberlükket päriselt lauda saada, kui need on korralikud ümberlükked, aga kui sa arvad, et sul on aega, siis järelikult need ei ole enam korralikud ümberlükked ja sa pead vaatama, mis on puudu või kas sa saad neid asju omavahel ühendada. No igatahes mingisugune selline sõna. Moving on. Mis on strateegiline ümberlüke? Ja minu strateegia kukub 2 osasse. Saab esiteks rääkida sellest, missugust ümberlükket sa teed. Ja teiseks saab rääkida sellest, mille kohta sa ümberlükket teed. Alustame siis sellest, missugusest osast. Ümberlükket kukuvad reeglina 3 erinevasse kategooriasse. Esimene ümberlüke on analüütiline. Ma arvan, et see on seda tüüpi ümberlüke, mida te teete kõige tihedamalt. See on lihtsalt mehhanismid ja loogilised selgitused, miks vastaste totaalselt vale, miks neil on augud sees
või miks argument taotleb valet asja. noh, et kui sul on argument äh, ma ei tea, aitavad kaitsta, siis sul siis põhjus, miks nad ei tee seda, onju. Teine mitigatsiooni tasemel ümberlüke. Selle ümberlükke põhimõte on see, et sa ütled, isegi kui vastaste mingi osa nendest materjalist õige, siis eksisteerivad kas teised asjad, mis seda nii-öelda nende mõju mitigeerivad, või siis on teised asjad, mis kaaluvad nende mõju üle. ma arvan, et isegi kui on ka hea asi, mida hoida lihtsalt teie enda argumentides, aga ümberlüketes tehakse seda. Kolmandaks on selline lõbusam minu lemmik ümberlükke viis on flip, kus sa võtad vastu kõik selle, mida vastased räägivad, ütled, et kõik nende eeldused ja materjal on õiged, aga eksisteerivad mingisugused teistsugused loogilised järeldused sellest materjalist. Ja su eesmärk on see, et sa võtad vastaste mõõdupuu või mõõdiku, inglise keeles metric, ja sa näitad, kuidas see on sinu maailmas tegelikult paremini täidetud. See on ümberlüke, mida ei saa minu arust alati teha, aga vahetevahel saab ja kui saab, siis see on minu arust üks kõige tugevamaid asju, mida sa üldse teha saad. Kuna vastastel on väga keeruline seda ümber lükata, sest et sa nagu taotled täpselt samu mehhanisme või eeldusi, mis nemad, nad ei saa omaenda materjalile vastu minna. Flipi näide. Kes käisid Copenhagen Online Openil, on selle näitega kursis. Teema on, et kunstitrendid teevad rohkem kahju kui kasu. Ja on olemas vastaste argument. Ja kujutage nüüd ette, et siin on kõik õiged selgitused ja mehhanismid, mul lihtsalt ei olnud ruumi neid slaididele panna. Aga argument põhimõtteliselt on 4 osas. Kõigepealt, et sotsiaalmeedia trendid vähenevad erinevat sisenemisbarjääri. See on oluline alustavatele või vähemuskunstnikele, sest et neil ei ole lojaalset fanbase'i ja nüüd nad saavad ligipääsu sotsiaalsele fanbase või mingisugusele fanbase'ile. Teine osa sellest argumendist räägib sellest, kuidas erinevate kunsttrendidega on väga lihtne kaasa minna. Neid on väga palju läbi mingisuguse aja, nad muutuvad kogu aeg ja algoritmid suruvad need asjad lihtsalt inimeste for you page idele, sa vaatad ühte ja sama trendi ja siis sa saad kõik nende trendivideod endale. Mis tähendab omakorda seda, et vähemuskunst on, vähemuskunst või siis uuskunst jõuab tõenäolisemalt inimesteni, kes näevad seda sotsiaalmeedias ja laigivad. Läbi selle, ma ei tea, tekib mingisugune raha või siis tekib mingisugune lihtsalt nagu publik, kes vaatab su kunsti. Ja see mõju on siis see, et sul on mingisugust rohkem võimalusi kunstnikuna, aga ka tegelikult see on teine mõju, mis on lihtsalt see, et sul on rohkem kunsti, ehk siis sul on kunsti mitmekesisus. Selleks, et seda argumenti ümber lükata, on võimalik väga hästi teha flippi. Kas keegi tahab pakkuda või arvata, mis või kus see flip peaks olema? Richard, sina ei saa, aga aitäh pakkumast. Võime võttusi siis, kui kõik lapsed vait on. Vau, milline entusiasm on minna Keeniasse. Suurepärane. Ma loodan, et te olete Keenias või teistes trendides natuke entusiastlikumad. Richard, kas sa tahad flippi pakkuda? ei, ma tegelikult ei taha, ma ikkagi tahan, et üks lastest vastaks, ega ma valin kellegi suvaliselt siit nimekirjast ja siis te peate Sina saad vastama. seda teha. Nii, kes meil siin on? Väga tore. Tau, pole veel saanud täna sinu häält kuulda. Tuld. Okei. No pole hea pilt minule. See on okei. Okei, ma võib-olla flipiks seda sellega, et kui me räägime võimalustest ja kunsti mitmekesisusest, siis see meetrik on siin ju see, et kui lihtne on saada nähtud. Ja siis tuua see, et inherently, kui me räägime algoritmidest, siis vähemuskunstnikel on palju lihtsam saada sellel massmeedial nagu puid vastupanu nii-öelda halba tähelepanu. Therefore see võimalus üldse nähtud saada ja võib-olla on mingi mõni suurem, aga kaalutletult mitmekesisusele see tegelikult vähendab, sest et keskmise inimese vaatepilt kunstile või ligipääs on suunatud rohkem ühele kindlale tüübile, mis neile juba meeldib.
ja ma arvan, et seda saab kindlasti tugevdada ka sellega, kui sa ütled näiteks, et need vähemuskunstnikud on väga tõenäoliselt panema nii-öelda enda niši sellele trendile, tänu sellele algoritm lihtsalt ka tihti ei vii neid kuskile või siis kui nad rikuvad trendi piisavalt palju, siis nad saavad heiti. Aga eksisteerib ka teine flip. Oih, kas tuleb nüüd paragrahv haaval või? Ja flipi eesmärgiks on põhimõtteliselt öelda, et mitmekesisus tõesti eksisteerib vastaste maailmas, aga see on valel skaalal. Ma olen siia sulgudesse pannud horisontaalne versus vertikaalne skaala. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui te mõtlete vastaste argumendi peale ja kui te mõtlete selle peale, et trendid väga tihti muutuvad, siis mitmekesisus tekib sellest, et sul on iga kuu erinev trend. Mis tähendab seda, et näiteks aasta lõikes on sul ligipääs 10–20 erinevale trendile ja läbi selle erinevat tüüpi kunstile. Meie siin väitluses või noh, et see teine pool seal väitluses nagu noh, kuna nad on trendide vastu, siis küllap see counterfactual on see, et me tahame, et sul oleks nagu vähem sellist nagu igakuist trendi, mis tähendab, et sul on lihtsalt nagu üks pikaajaline laine kunsti. Ehk siis sa saad taotleda ka mitmekesisust selle ühe laine peal, et selle asemel, et see üks laine muutuks iga kuu, sul tekivad sinna samasse lainesse nagu erinevad kunstnike harud, mis tähendab, et sa saad teistsuguse mitmekesisuse. Sul ei ole mitte erinevat trendikunsti aasta lõikes 12, mida sa saad nautida siis igal kuul erineval hetkel, vaid igal ajahetkel sul on seesama laine, aga selle laine sees on rohkem erinevaid kunstiharusid siis võimalik avastada. Teine asi, mis on sinna kindlasti nagu ka mitigatsiooniks hea, on see, et nagu on ülitõenäoline, et see vähemuskunstnik ei jõua iga trendiga kaasa minna, mis tähendab, et sul ei ole raha või sul on kultuur erinev, mis tähendab seda, et sul on järjest ebatõenäolisem, et sul on ka see nii-öelda mitme haru mitmekesisus igas trendis sees. Samamoodi, kui te võtta arvesse seda, mida Tau rääkis või mida mina rääkisin, kuidas algoritmid karistavad natuke teistsugust trendi, siis on ka hästi tõenäoline, et mitmeharuline mitmekesisus kaob ära, aga et mitme kuu lõikes see mitmekesisus ikka eksisteerib. Mida selle flipiga saab siis teha? Mida sa selle flipiga saad siis teha, on see, et sa selgitad ära, kuidas mitmekesisus eksisteerib erinevatel tasanditel ja erinevate ajaraamide. Ehk siis meie maailmas tekiks see mitmekesisus hoopis siis, kui sul on üks pikk laine ja sa ootad vähemuskunstnikud ära, kes saavad sinna lainesse siseneda ja siis omaenda haru edasi arendada. Ja mida sa siin lõpus saad siis kaaluda, on see, et sul on kas sama laine mitu erinevat haru mitmekesisus versus sul on mitu erinevat trendi mitmekesisust. Sa saad seda väga ilusti kaaluda, et see sama laine mitmekesisus on palju olulisem või palju kasulikum, sest et mida kauem see sama laine püsib, see tõenäolisusem on, et sa saad edasi arendada seda tüüpi kunsti, mida sa sinna lainesse surud. Sul on näiteks vähemuskunstnikele rohkem aega sinna jõuda, rohkem aega näidata enda niši. See on oluline, sest mida rohkem sa vähemus oled, seda kaugem on sinu kultuur teistele inimestele, seda tõenäolisemad on nad seda üldse nägema. Nii et see on üks nii-öelda flipi näide, kuidas on võimalik efektiivselt seda asja teha. Miks see on hea flip, on siis sellepärast, et vastastel on seda väga keeruline ümber lükata, kuna ma olen aktsepteerinud kõik nende mehhanismid. Ma olen öelnud, et jah, sul on õigus, mitmekesisus tõesti tekib, sul on üliõigus, aga eksisteerib teistsugune mitmekesisus või nagu, aga see mitmekesisus eksisteerib ka meie maailmas, aga see mõõdik on paremini täidetud, sest et meie mitmekesisusel on mingisugused unikaalsed kasud või lahedamad asjad, mis teevad nad siis paremaks. Liigume edasi. Sama punktiga, missugust ümberlükket teha. Eelnevalt ütlesin, et on olemas 3 erinevat kategooriat. Loogiline küsimus on siis see, et aga missuguse kategooria sa mingisugusel hetkel valid. Minu arust on ka 3 olulist punkti, mida siis millele mõelda, kui sa pead valima nende kategooriate vahel. Esiteks on vaja aru saada, et igal nendel ümberlükkel on erinev nii-öelda ajakasutegur. See tähendab seda, et mõned nendest asjad nagu sõltuvalt, kas sa võtad flipi, isegi kui või analüütilisi ümberlükke, siis kõik nad võtavad erinevat hulka aega või noh, nendele kulub rohkem aega ja sõltuvalt vastaste argumendi tüübist või kvaliteedist või materjalist, nendest on ka selle võrra rohkem või vähem kasu.
sellest me rohkem spetsiifiliselt räägime paar slaidi edasi, aga noh, see lihtne intuition pump on see, et kui sul on vastane, kes on nagu mega hea analüütiliselt, on ju, et ta teeb suurepärast tööd, ta on 17 korda parem kui sina, siis sul ei ole mõtet kakelda temaga analüütilisel levelil, vaid hoopis näiteks kaaluda mõjud välja või siis, kui tundub, et ta räägib nagu sellist lihtsalt nagu tõest juttu, noh, flipi see argument, kui eksisteerib võimalus. Teine valik või nagu teine kaalutlus, mis su mõistuses peaks olema, on see strateegiline vaatepunkt. Et missugune nendest ümberlüketest oleks tõenäoliselt kõige suurema kahjuga mu vastastele, millist ümberlüket ma päriselt jõuan teha selle ajaraami sees, kus mina olen ja milline nendest on nagu üldse reaalselt võimalik. Mõnda argumenti ei saa ümber lükata, sest see on puhas tõsi, sa ei saa analüütiliselt sellele vastu. Mõnda argumenti seevastu ei saa flippida, sellepärast et see on liiga unikaalne. Ja viimaseks on sinu kõneleja roll. Ja minu arust see on ka oluline, sest et tegelikult reaalsuses esimene kõneleja, teine kõneleja ja kolmas kõneleja ei saa teha samasuguseid ümberlükkeid. Näiteks esimese kõne eesmärk ei ole olla väga nunnu või charitable vastastele, vaid pakkuda nagu kõige esimest kohest reaktsiooni ja mõelda välja see kõige suurem kahju, mis on vaja nagu kohe ümber lükata. Seevastu kolmas kõneleja, kui sa ei ole charitable, ma tegelikult ei tea, mis see eestikeelne vaste on, aga te saate aru, kui sa ei ole charitable ja nunnu vastaste kaasuste peale, siis tegelikult sa oled tõenäolisem saama halvemaid strateegiapunkte või siis VSTC-l saad strateegiapunkte, Eestis ei saa. Aga ka tegelikult nagu palju tõenäolisem, et sa jätad midagi märkimata, sest et hetkel, kus sa kolmanda kõnelejana teed ümberlükkeid ainult hästi absoluutselt, siis sul on järjest suurem oht, et kui kohtunik uskus mingisugustki materjali vastastelt, siis tegelikult su ümberlükked on suht pointless, sellepärast et kohtunik juba usub seda ja kui sa räägid ainult absoluutselt ja ei tee mingisugust isegi kui analüüsi, ja see tähendab seda, et on lihtsalt suht tõenäoline, et sa kaotad selle punkti. Kas sellepärast, et kohtunik ei usu sinu ümberlükkeid või siis sellepärast, et vastaste materjal on liiga hea. Ehk siis, kui te teete ümberlükkeid, mõelge, mis on teie kõneleja roll, kui charitable te peaksite olema või missugust kahju oleks üldse võimalik vastastele teha. Moving on. Millal missugust ümberlükket teha? Tüüpnäited. Ja siis see on selle ühe punkti kohta, kus ma juba ütlesin, et tuleb spoiler. Olukorras, kus vastane on analüütiliselt sinust 15 korda parem, siis tee even if'i ehk siis isegi kui ümberlükket või siis kaalu nende mõjud välja ümberlükkena ja saavutad sellega ka suht suure kahjuteguri. Ja see on minust asi, mis juhtub väga tihti väljamaal, kui te väitlete IPL tiimide vastu. Nad on väga tihti nagu stilistiliselt tohutult head. Neil on väga ilusad ja suured mõjud. Need mõjud on tohutult hästi lahti seletatud. Väga tihti see tähendab seda, et kui nad on pannud nii palju rõhku mõjudele, siis nad ei ole analüütiliselt kõige tugevamad, sellepärast et selgitused on jäänud nõrgaks. See tähendab seda, et selles olukorras sa peaksid ründama analüütilist punkti. Kui vastane on ülisegane, terve väitlus on ülisegane ja sa tegelikult ei saa mitte midagi aru nende kaasusest, sa ei saa nendest selgitustest aru, siis ära ürita nendega analüütiliselt kakelda, sest et me keegi ei saa midagi aru, vaid ka kaalu või isegi kui analüüsi tee neile. Minu arust see on asi, mida ma olen kasutanud suht tihti, eriti nagu olukorras, kus vastased võib-olla kas teema on selline, et see teema kipub minema väga segaseks või siis minu olukorras, kuna ma olen viimasel ainult rahvusvaheliselt väidelnud, siis mõned vastased oskagi paremini eesti keelt või inglise keelt ja sellepärast on asjad väga nagu segased ja juhtub vahetevahel nii, et ainuke asi, mis ma nende argumendist aru sain, oli mingisugune mõju ja see mõju tuli ka nagu ühe lausena läbi, umbes nad ütlesid, et ma ei tea, inimesed on õnnelikumad või midagi. Ja asi, mida ma väga tihti teen, on see, et ma võtan kinni sellest ühest mõjust, millest ma lõpuks kuidagigi aru sain ja ma lihtsalt kaalun selle välja ja ümberlükkena see töötab, sest et ma mingisugust kahju nende kaasusele nagunii tegin. Pluss ma olin väga-väga charitable nende kaasusele, eeldasin, et kõik muu on tõsi, aga olin siiski võimeline näitama, et isegi kui kõik on õige, siis nende mõjud lihtsalt on nii olulised. Kui väitlus on väga-väga clashiv, näiteks mõlemad tiimid
räägivad täpselt samasuguseid argumente, eeldused on kõik väga sarnased, siis väga tihti eksisteerib seal kuskil mõni flip, mida sa saad siis ära kasutada. Ja tuleb lihtsalt see flip üles leida. ma arvan, et alguses on vahepeal võib-olla vaja sundida end neid erinevaid kategooriaid tegema, lõpus hakkavad need tulema ka natuke intuitiivselt. Muidugi iga väitleja on natuke erinev, on erinevaid stiile, on lihtsalt asju, milles teie olete tugevamad ja milles te olete nõrgemad. Näiteks kui sa tead, et sinu tugevus väitlejana on analüütiline pool, noh, siis sa võid väga tihti kasutada lihtsalt analüütikat, sest et sa oled kõigist teistest analüütiliselt parem. Kui sa tead, et sa analüütiliselt nii tugev ei ole, siis harjuta natuke kaalumist, harjuta natukene isegi kui analüüsi või leia need loogilised flipid ja tänu sellele saad ka omada nii-öelda maksimaalset tugevust. Väitlejaid on igasuguseid. Kõige paremad tiimid on sellised, kus iga väitleja on erinev. Keegi oskab analüütiliselt asju hästi teha, keegi oskab flippida, keegi oskab kaaluda tublisti. Siis te saate tiimi peale kõik tugevused nii-öelda ära märkida ja olla mitmekesised või versatiilsed. Moving on. Millist materjali ümber lükata? Ehk siis see on see teine osa strateegia osas. Noh, obvious, lükake ümber kõige tugevamat materjali. Aga naljaks minu arust sõltuvalt kõneleja rollist on erinevad kaalutlused, mida täpselt ümber lükata. Kui sa oled esimene kõneleja, sul on küllap aega 2 ümberlüket. Esiteks, võib-olla sul on aega 1 ümberlükkeks, siis on olukord eriti keeruline. Esimene küsimus on see, et milline materjal on meie kaasusele kõige ohtlikum? Näiteks, et see tõestab mingisugust mõju, mis on objektiivselt ülipalju parem kui meie oma ja kui vastased suudavad päriselt selle mõju ära tõestada, siis nad lihtsalt võidavad väitluse. Teine kaalutlus on see, et milline materjal on neile kõige kasulikum. Näiteks neil on mingisugune ülihea plokk analüüsi selgitustega, kuidas või miks asjad juhtuvad. Mõistlik on sellega esimesena tegeleda. Ma arvan, et potentsiaalselt võib lisada sinna ka 3. kaalutluse, mis on lihtsalt, et missuguse asja ümberlükkamiseks läheb potentsiaalselt kõige rohkem aega. Te alustate sellega esimeses kõnes ja te lõplikult lükkate selle ümber näiteks teises või 3. kõnes. Aga et te teate, et seda ei jõua 1 kõnega tegeleda sellega ja siis tiimiga saate arutada, et alustame nüüd ja siis lõpetame kunagi hiljem. Kui sa oled teine ja 3. kõneleja, siis on minu arust olemas ka lisakaalutlus. Ja see on võib-olla siis strateegiliselt lahe kaalutlus, mida teha. Mida mulle meeldib väga tihti teha, on see, et kui sa kuulad vastaste materjali, siis ürita aru saada, mis on nende nagu argumendi kõige suurem auk. Et väga tihti nagu juhtub nii, et see argument, seal on nii-öelda mitu tõestuskoormat ja üks nendest tõestuskoormatest ei ole ära täidetud. Missugust ümberlüket mulle meeldib siis teha, on see, et ma teen ümberlükke, millel on ka otsene nii-öelda rünnak sinna auku, mida nemad ei jõudnud ära täita ja ma räägin ise ära, miks nad seda auku ei saa täita ja miks see on nii-öelda kriitilise tähtsusega neile. Mis tähendab seda, et sa ehitad sinna veits nagu barjääri, ehk siis sa natuke nagu ka preemptid neid samal ajal. Minu arust see on mõistlik sellepärast, et nüüd ei piisa selle argumendi ülesehitamiseks ainult sellest, et nad vastavad minu ümberlükkele, vaid nad peavad väga otseselt tegelema mingisuguse kaasuse osaga, aga nad ei saa ka lihtsalt selle kaasuse osaga tegeleda, sellepärast et mina ehitasin sinna suht palju analüüsi, miks see juba võimalik ei ole. Mis tähendab seda, et nad peavad samal ajal tegelema 2 suure asjaga. Nad peavad tegelema minu nii-öelda preemptive materjaliga, mis ennetab neil taastugevdust teha. Ja kui nad sellega hakkama saavad, siis mu ümberlüke on ikka veel seal ja see ümberlüke ikka veel töötab ja tegeleb nii-öelda argumendi teiste osadega. Kuna seda on pisut keeruline selgitada, siis mul on ka näide. Mul on võib-olla lausa 2 näidet. Esimene näide. Ja selle teema on need nordikute turna vanemate töökohad, mis oli mingi, et sa eelistad ühiskonda, kus on hästi tugev norm, et sa ei tee samad tööd, mis su vanemad. Ja sul on vastased ees,
kes esitavad siis järgmise argumendi. Jälle kujutage ette, et see argument on mingi 4 minutit pikk, seal on kõik selgitused olemas. Argument taotleb paari asja. Esiteks seda, et vaestel inimestel on keeruline töökohale minna, sest et neil puudub mingisugune raha selleks, et saada haridust, neil puudub aeg sellepärast, et arendada oma mingisugust, ma ei tea, oskusi, või siis neil on puudu suhted oluliste inimestega, et neid valitaks siis hiring, issand, mis see eestikeelne sõna on? Ähm, noh, siis kui inimesed töökohale valitakse, siis neid ei valita, sest et nepotismi pole. Ülihea argument, by the way. minu arust on ka hästi hea argument, aga seal on üks kriitiline viga sees. Teiseks on minu arust see, et või noh, teine osa sellest argumendist räägib sellest, kuidas vanemate töökoha, et kui sa lähed vanemate järgi töökohale, siis neid probleeme tihti ei eksisteeri ja olukord on lihtsam. Sul on mingisugused peresisesed teadmised, ehk siis su ema saab sulle õpetada, kuidas asjad on. Sul on kõrgem kasutegur sealsamal töökohal, sellepärast et sa juba, ma ei tea, tead vanematelt, kuidas asju teha, mida asju teha, aga veelgi enam, sa saad nagu perele otsest raha juurde ning sul on olemas mingisugused suhted, sellepärast et su ema on juba seal töökohal kohal, on näidanud, et ta on tubli ja boss teab sind. See tähendab seda, et sul on lihtsam siseneda tööturule. See on veelgi lihtsam olukorras, kus me kõik ühiskonnas ütleme, et jah, sa peaksid tegema sama asja, mida su vanemad. Mõju on see, et neil on töökoht, neil on raha ja tänu sellele neil on võimalused. Nüüd on küsimus, 2 küsimust on. 1, mida see argument on unustanud tõestada ja 2, kuidas sa seda ründad. Ja nüüd on jälle open floor ja ma loodan, et te olete pisut entusiastlikumad. Niimoodi, et Richard ei pea nagu kurjalt name call ima kedagi. Well, isn't this great? No ma mõtlesin praegu, et minu arust nad võib-olla ei tõestanud ära seda, et kas kõigil üldse on access nendele peretöökohtadele, et see ju töötab sellele eeldusel, et neil on. Aga see ümberlükka, mis ma võib-olla teeks siis selles olukorras on, et kui peresised töökohad võtavad need töökohad ära, siis olukorras, kus sul ei ole pere ja sa oled vaene ja sul ei ole seda access'i, siis selles olukorras on ju veel raskem tööturule minna. Põhimõtteliselt jah, see ei ole küll see vastus, mida ma otsin. Ja põhjus, miks ei ole see vastus, mida ma otsin, on see, et sinu ümberlükke proovib veel rohkem kitsendada seda gruppi, kellest nemad räägivad. Ehk siis sa võid proovida uuesti või keegi teine võib proovida uuesti. Ärge proovige kitsendage seda gruppi, ehk siis ärge proovige leida selles ümberlükkeid mingisuguseid olukordi, mida te oskate ümber lükata, vaid proovige tervet seda argumenti kui suurt asja ümber lükata. Sest et see, mida nad taotlevad, on see, et vaesed inimesed saavad nüüd tööle minna. Põhimõtteliselt see on see, mida nad siis taotlevad selle argumendiga. Ja proovige rohkem sinna rihtida ja mitte kindlate vaeste inimeste juurde. Aga muidu jah, ma arvan, see ümberlükka nagu töötaks. Aga selles kontekstis, selle harjutuse kontekstis on vaja midagi muud. ma mõtlesin, võib-olla see on ka natuke liiga nagu specific, aga ma mõtlesin seda, et miks need vaesed inimesed nagu üldse oleks likely lihtsalt tahtma seda nagu samat tööd teha, nagu ilmselt kui nad on vaesed, nende vanemad teevad ka mingit sellist nagu suht rügamistööd, mingi kaevanduses töö või nagu ma ei oska näiteid tuua, onju. Et miks nad tegelikult nagu läheks sinna ja miks see tooks neile selle nagu parema töökoha ja miks neil juba pole access'i sellele? See lõpuosa su argumendist on väga hea või ümberlükest ja see küsimus on tõesti, et miks neil juba sellele access'i ei ole. Mis on see probleem järgmise ümberlükkega? Esiteks, nendel vastastel puudub analüüs sellest, et mida see vaene inimene teeks vastasmaailmas. Kui te mõtlete üliloogiliselt, siis see vaene inimene peab ju kuidagi tööle minema nagunii. Kui vastastel on õigus ja sul eksisteerivad kõik need mehhanismid, sul pole raha, sul ei ole aega, sul ei ole suhteid oluliste inimestega ja su ainuke võimalus tööle minna on su vanemate juurde, siis on suht tõenäoline, et sa teed seda anyway. Mis on siin olukorras siis strateegiliselt mõistlik ümberlüke? Jah, kõik see jutt on õige, aga teil on täitmatu üks tõestuskoorem, mis näitaks, et nendel vastastel eksisteerib meie maailmas analüüs või siis, et nendel vaestel inimestel lihtsalt nagu alternatiiv on see, et nad mitte kunagi tööle mitte kuskile ei lähe.
esiteks, nad lähevad tööle nagunii vanemate juurde, sest et muid variante ju lihtsalt ei ole. ehitus ise teeb minu jaoks selle töö ära, sest nad mehhaniseerivad väga-väga tublisti ja väga ilusti. Miks muid variante ei eksisteeri? Aga see, kuidas sina saad seda auku nüüd palju paremini täita, on see, et kui nad taotlevad, et vaesed inimesed saavad minna rohkem tööle, aga nad ei tõesta ära seda alternatiivi, et rohkemad inimesed päriselt jõuavad sinna tööle, siis sina saad seda teha enda maailmas. Ehk siis sa võid öelda, et kuna sul on nii tugev, sinu ema annab sulle kõik vajaliku hariduse selleks, et sa tööle lähed, mehhanism, siis meie maailmas seda ei ole, mis tähendab, et riigil on palju suurem motivatsioon anda sulle kui vaesele inimesele vajalik haridus või siis kindlustada mingisugused kutsekakohad selleks, et sa saaksid kuskilt mujalt võimaluse tööle minna. Mida rohkem sa saad toetuda vanematele, et nemad annaksid sulle teadmised töökohaks, seda vähem peab riik seda tegema. Võrdlus meie maailmas keegi teine annab sulle haridust, aga veelgi enam, kui riik annab sulle seda haridust, siis see on tõenäoline, et ta peab andma sulle mingisuguseid rohkem valikuid või standardiseeritumat haridust selleks, et katta ära kõik töö nagu hõive võimalused selles regioonis. Et kasu ei ole ainult sellest, et sa arvad, et Peeter läheb autot parandama, sellepärast et ta isa teeb sama, vaid sa pead arvestama ka seda, et Jaan võib-olla tahab minna kokaks, aga Mari tahab minna raamatupidajaks ja tänu sellele sa pead kõiki neid asju õpetama või vähemalt andma võimaluse seal regioonis neid asju õppida. Selle ümberlükkel on siis järelikult kaks olulist asja. Esiteks on see, et sa suutsid sellesama ümberlükkega ära tõestada, et vastastel põhimõtteliselt ei ole unikaalset mõju, sellepärast et sama protsess toimuks nagunii, hoolimata sellest, kas sul on ühiskondlik narratiiv või mitte. Aga ka teiseks, sa said praegu ära tõestada tänu sellele, et nemad ei tõesta oma tõestuskoormat näidates, kuidas see on unikaalne ja kuidas sul eksisteeriks alternatiiv või eksisteeri alternatiivi. Kui sina selle alternatiivi ära täitsid, siis sa said näidata, kuidas sellest hoopi võib tekkida halb mõju. Seega vastased on nüüd natukene plindris, sellepärast nad peavad tegelema kõigepealt sellega, et ma lükkasin natuke nende asju ümber, aga ka teiseks nad peavad ümber lükkama seda, et seda halba mõju ei teki või siis, et see halb mõju tekib väga mitigeeritud määral. Liigume edasi, mul peaks veel üks näide olema. Yes, mul on veel üks näide. Ja see teema on teise etapi impro teema, kus ma loodan, et te kõik käisite. Ei, esimese etapi impro teema, sest meil tuleb praegu alles teine etapp. Ma ei spoili ühtegi impro teemat. Ja see esimese etapi impro teema rääkis seikluslike asjade ülistamisest. Et see on väga kahetsusväärne, et me ülistame mingisuguseid seikluslikke asju, mis need näited selles teemas olid mingi uued kogemused, potentsiaalsed narkootikumid ühe öö suhted, siis need on need, mida ma olen siia kirjutanud. Aga argument, mida saab sellest teemast teha. Ja see on väga minu arust selline basic argument, ma eeldan, et te kõik kuulsite seda argumenti ja sellepärast on ka teema valitud, et te olete kõik selle teemaga tuttavad. Seikluslikud asjad on väga ohtlikud. Näiteks on ohtlikud uimastid, bungee jumping või ühe öö suhted. Olukorras, kus sotsiaalmeedia ülistab neid tegevusi, inimesed näevad seda, nad arvavad, et nemad elavad halba ja igavat elu, sest et nad ei tee neid eelnimetatud asju ja nad hakkavad ka neid tegema. See on halb sellepärast, et rohkem inimesi teevad ohtlikke asju. See on halb sellepärast, et on tõenäolisem, et õnnetused juhtuvad. Näiteks, kui sa teed bungee jumpingut, sa kukud kaljult alla, kui sul on liiga palju ühe suhteid, sa saad mõne haiguse või siis sa teed liiga palju narksi ja saad üledoosi. Nüüd oleks vaja leida jälle üks, see suur tõestuskoorma auk selles argumendis ja kaks, kuidas sina seda täidaksid või mis ümberlükkes sa teeksid. The floor is yours. Ma võin siis seekord võtta sõna. Suurepärane. Ma ei tea, kas see on täpselt see vastus, mida sa otsid, aga ma mäletan, et mina tegin enda kõnes selle ümberlükke, et lihtsalt see, et inimesed näevad midagi sotsiaalmeedias, ei tähenda, et nad hakkavad neid asju tegema. Et selle jaoks on tõestuskoorem hästi-hästi suur. Kui sa oled keskmine inimene, siis sa tõenäoliselt tarbid väga-väga palju meediat, sa näed hästi palju erinevaid asju. Lihtsalt sellepärast, et seal on nagu, ma ei tea, 20% rohkem bungee jumpingut või ma ei tea, peopropagandat, siis see ei tähenda, et sina inimesena, kes neid praegu ei tee, hakkaks neid tegema. Ja see on põhimõtteliselt täpselt see ümberlükke, mida ma otsin. Väga tubli, istu 5. See vastu sellel ümberlükkel, mida sa just ütlesid, oli üks asi puudu.
õigus on Johannal. Puudub analüüs, või puudub see analüüs, et miks sotsiaalmeedias asjade nägemine on see tipping point, miks sa hakkad nüüd kõiki neid asju tegema. Oluline on, et siin sa pakuksid võrdluse, mis on see, mis seda aktiivselt ennetab. Ehk siis, et kui sina oled selles tiimis vastane, siis sina räägid küllap ohutunnetusest ja mingisugustest asjadest, mis on sul ratsionaalses ajus, mis ennetavad seda, et sa lähed hüppad kaljult alla nagu hullumeelne inimene. See on ohutunnetus kõige suurema tõenäosusega. Mis tähendab, et sa tegelikult tahad ohutunnetuse terve aja siia sisse põimida, et näidata, mis on see faktor, mis aktiivselt ütleb sulle, ei, sa ei lähe kaljult alla hüppama ainult sellepärast, et see tundub lõbus. Mis on siin siis strateegiliselt mõistlik ümberlüke? Esiteks, ma arvan, et on mõistlik nentida. Seikluslikud asjad on üliohtlikud ja eksisteerib põhjus, miks neid ei tehta ja see on see, et nad on ohtlikud. Meie kõigi ajus on mingisugune ratsionaalne väike osake, mis ütleb, et narksi ei peaks tegema, sest et ma ei tea, sa teed üledoosi või siis see on hirmus, ühe öö suhteid ei peaks omadma, sest et võib-olla keegi teeb mulle haiget või siis ma saan haiguse või siis ma ei peaks kaljult alla hüppama, sest et ülihirmus on 100 meetrit lihtsalt free fall ida. Nüüd oleks vaja selle ümberlükke sees. Vabandust, mul läks kohv. Ma jõin kohvi, aga ma tegin pätikat ja mul on kohvipuru kurgus. Issand. Nüüd oleks vaja kaaluda, kuidas see võrdluse nägemine sotsiaalmeedias ei ole piisav, et sellest ohutundest lahti saada. See, et ma näen kedagi kaljult alla hüppamas ja nemad ütlevad, et see on ülilahe ja kõik seal kommentaariumis ütlevad, et ülilahe, ei ole piisav selleks, et nagu ületada minu enda ohutunnet, mis minu ajus on. Ma ikka kardan kõrguseid, ma ei lähe hüppama. Ühe suhe on üliimelik, sest et ma väärtustan emotsionaalset sidet rohkem ja uimasti on lihtsalt kriminaalsed. Kõik need asjad eksisteerivad, ohutunne on palju suurem selleks, et ületada seda. Võrdlus. Mida sa saad siin taotleda, on siis see, et selle asemel, et lükata sind tegema neid maailma kõige hullemaid asju, on palju tõenäolisem, et sa lähed lihtsalt nagu veits teisele levelile. Kui mina olen inimene, kelle jaoks ohutunnetus on üli-üli suur, nagu ma olen ülihäbelik inimene, kes ei julgegi päriselt asju teha, ma ei joo algsi, kui ma olen alakast, et mis siis, kui mendid tulevad. Aga kui terve maailm ütleb mulle, ma peaks olema seiklusimulisem, siis ma ei hüppa sinna, et ma hakkan alakana narksi tegema, vaid ma olen palju tõenäolisem lihtsalt võtma enda jaoks midagi uut ja seikluslikku, aga mitte nii ohtlikku, nagu jaotus proovib sulle siin väita. Näiteks, ma ei tea, ma lähen ostan endale uued teksad ja proovin uut stiili, sest ma peaksin olema natuke seiklusimulisem. Või siis ma lähen uut toitu katsetama. Või siis, and hear me out, ma lähen uut hobi leidma endale. Need asjad on minu jaoks uued ja seikluslikud, aga ei ületa seda nii-öelda ohtlikkuse lävendit, millest jaotus räägib. See lihtsalt üli ebatõenäoline on, et ma lähen kaljult alla hüppama. Ehk siis, sa avastad nende augu, ütled, miks see auk on sinu poolt täidetud halva materjaliga, aga veelgi enam, kui sa seda edasi arendad, siis sa oled võimeline võtma nende enda selgituse, mis ütleb, mis hetkel sa hakkad, mille pärast tegema uusi asju ja sa näitad, missuguses kontekstis selgitus tegelikult töötab ja kuidas see kontekst on palju parem sinu maailmas. Sest et tegelikult on hea, kui inimesed natuke, ma ei tea, uusi asju katsetavad. Äkki sa leiad endale uue stiili, leiad uue toidu, mis sulle meeldib. Või siis ma ei tea, kui sulle see uus hobi ei meeldi, siis vähemalt sa, ma ei tea, katsetasid midagi, said enda kohta midagi uut teada. Ümberlik olulisus on see, et sa tegid neid eelnevaid asju, aga ka ründad väga põhilist selgitust, mis siin oli. Aga minu just suurepärane näide sellest, kuidas te tegelikult teate väga hästi, mis see strateegiliselt õige ümberlüke on, aga te jätate mingisugused asjad selle sees tegemata, mis suudaks seda ümberlüket viia veel järgmisele levelile. Liigume edasi, nüüd mul vist rohkem selle kohta näiteid ei ole. Oh, me jõudsime mu lemmikslaidini, mis on maailma kõige vihatuim ümberlüke. Ja see on asi, mis jõudis siia slaididele võib-olla sellepärast, et ma olen viimasel ajal päris palju kohtunikustanud ja on üks asi, mida need väitlejad teevad, mis ajab mu kettasse ja mis mulle ei meeldi. Ja see on nimelt pesu pesemine, pesumaja avamine või siis wash. Ehk siis väitlejatele väga tihti meeldib teha asju sümmeetriliseks, sest et nad arvavad, et see on hea ümberlüke. Võtame selle sama impro teema, see seiklusliku asja on ju.
jaotus ütleb meile, et seiklusliku elustiili ülistamine on kahetsusväärne, sellepärast et see normaliseerib vastutundetust riskikäitumist, seda eriti just noorte inimeste seas, kes seda Instagrami kogu aeg scroll ivad. See tähendab, sul on halvad otsused ja halvad tagajärjed. Tuleb eitus ja ütleb, et meie saame selle asja sümmeetriliseks teha. Täpselt samasugune normaliseeriv efekt kehtib vastupidiselt. Ühiskond kritiseerib või paneb häbimärki seikluslikku, see tähendab seda, et sa normaliseerid liigset ettevaatlikkust, stagnatsiooni ja hirmu. See probleem, mida sa oled selle ümberlükkega tekitanud, on see, et nii jaotus kui eitus näitavad, et sama mehhanism töötab mõlemat pidi. Ehk siis see viib nii kahjudeni kui ka teiste kahjudeni, mis on siis nii-öelda spektrumi kahes erinevas otsas. Ja probleem on see, et väga tihti sinna levelile need ümberlükked jäävad ka. Mis tähendab, et kohtunikul on suht kehv seis, sellepärast et kumba ma siis usun. Aga kohtunik saab teha lihtsalt otsuse, kumba ta rohkem usub. Aga väitlejatele tähendab, et pooltel olukordadel see otsus on siis sulle ebameeldiv. Kuidas seda olukorda lahendada? Lisavõrdlus või kaalumine. Jõudes tagasi tüüpvigade juurde, kus te ei tee kõiki ümberlükke osasid. Näiteks, kui sa pead ütlema, et see, et liigne ettevaatlikkus on palju hullem, ehk siis sa oled jätkuvalt eitus, siis ütle, et kuigi sul eksisteerivad kahjud mõlemas spektri erinevates otstes, siis üks nendest on palju hullem. Ja see on see, kui sul on ühiskondlikkus liigne ettevaatlikkus. Näiteks, need kahjud on süstemaatiliselt hullemad. Esiteks, kui sul on kasutamata võimalused, sest sul on stagnatsioon, siis see tähendab, et sul ei teki ka võimalust, et nagu tekib mingisugune kasu. Sellepärast, et kõik nagu ülistavad kõik seikluslikud asjad ei juhtu katastroofiga. Mõned juhtuvad päris hästi lahedate kogemustega. Kui sa mitte kunagi ei proovi, siis sa ei jõua ka sinna olukorda, kus näiteks 70% nendest olukordadest lõpevad hästi, aga ainult 30 lõpevad halvasti. Sellepärast, et sa mitte kunagi ei proovi, sul jääb jälle mingisugune protsent kasusid saamata. Aga teiseks, kõik seikluslikud kahjud on ennetatavad ja individuaalsed. Kui sa lähed peole ja oled seiklushimuline, teed natukene narksi, siis see on individuaalne kahju sulle, aga veelgi enam see on ülihästi ennetatav kahju, sellepärast et me saame sulle rääkida, et sa ei peaks narksi tegema või kui sa teed, siis tee kanepit, aga mitte hero. Versus, kui sul on mingisugune üleüldine stagnatsioon ühiskonnas, sa ei saa seda mitte kuidagi juhtida läbi selle, et sa teed mingisugust mitigatsioonitööd seal ühiskonnas, aga sa ei saa ka lihtsalt nagu kunagi neid kahjusid kuidagigi mitigeerida, sest sul ei ole olukordi, kus sul nagu see võimalus oleks. Sest et keegi lihtsalt ei julge mitte midagi teha. Ja nende kahe põhjuse pärast on nii-öelda jaotuse maailmas kahjud palju hullemad, eituse maailma kahjud, isegi kui eksisteerivad, on mitigeeritavad või juhitavad või siis vähemalt individuaalsed ja mitte suure skaala kahjud. Mis tähendab seda, et pesumaja pandi kinni ja lõpuks ometi on kohtunikul midagi, mille arvelt aru saada, kumb nendest maailmadest on päriselt hullem. Moving on. Ja nüüd me jõuame teise osani, mis on positsioneerimine, mis on lühem kui see strateegiline, sest et just positsioneerimise kohta see on keerulisem asi, mida teha, aga seda on lihtsam selgitada. Alustame sellest, mis asi on positsioneerimine ja mis on selle eesmärk. Minu arust positsioneerimine on kohati nagu strateegiline või siis väitlustehniline kommentaar selle kohta, mida sa just oma ümberlükkega saavutasid. Ehk siis su eesmärk on kohtunikule puust ja punaseks selgeks teha, miks on sinu ümberlükke hea ja mida see selle väitluse kontekstis päriselt tähendab. See on eriti oluline 3 olukorras. Esiteks, kui väitlus on ülisisutihe ja sul on vaja ja sa tead, et sa kõiki punkte kunagi ei võida, mis tähendab, et kohtunikule näitama, et mingisugused punktid on olulisemad kui teised ja nende punktide võitmine on olulisem kui teiste punktide võitmine. Teiseks, kui su ümberlüke on pelgalt mitigatsioon. Ma olen paar korda öelnud, et mõnda asja no lihtsalt ei saa ümber lükata ja siis sa pead lihtsalt mitigeerima ja siis on positsioneerimine eriti oluline, mul tuleb selle kohta näide ka. Aga kolmandaks, ma arvan, et vahepeal juhtub nii, et sa teed enda arust midagi ülitarka ja lahedat ja väikse vimka ja siis on mõistlik positsioneerida, et see kohtunik päriselt ka aru saab, mida sa jahud või mis on see skisofreeniline idee, mis sul välja tuleb. Olen olnud olukorras, kus oleme suutnud päästa terve kaasuse sellega, sest sul tuleb mingisugune suur plokk analüüsi, väitlejad ei usu, et see töötab, kohtunik ei saa mitte midagi aru, aga sa teed järgmises kõnes natuke positsioneerimist, sa näitad, missugune tükk kuskile mahub,
miks on need tükid olulised ja miks need tükid midagi siin väitluses tähendab ja all of a sudden kõik saavad aru su analüüsist ja siis sa saad väitlust võita ka. Väga oluline, väga mõistlik asi, mida teha, eriti mingisugustes skisoteemades, kus on vaja võita. Või noh, kõikides väitlustes on vaja võita, aga mõni teema on natuke skisom kui teine ja siis on vaja, et materjal töötaks. Millal ma positsioneerin? Kaks varianti, kas oma analüüsi alguses või analüüsi lõpus. Kui sa teed seda lõpus, siis sa näitad, kuidas sa kõike seda tegid. Kui sa teed seda alguses, sa tutvustad, mida sa tegema hakkad. Valige stilistiliselt ise, kumba te tahate teha. Mul on suht suva. Sõltuvalt väitlejast. Mõnikord on hea alguses öelda, siis sa hoiad ennast nagu joone peal, et sa päriselt teed neid asju. Vahepeal on hea lõpus teha, et olla kindel, et sa jõudsid kõikide nende asjadega teha. Ja noh, näiteks ühte osa ei jõudnud, siis sa saad oma positsioneerimist vastavalt muuta, on ju. Aga vahepeal tõesti ei jõua ja ma saan sellest aru, sest keskkonnakõned on ainult 6 minutit ja see on kriminaalselt lühike aeg. Võssil on parem, siis on 8. Aga siin on mulle teie pro tip. Teil on 4. kõneleja, kes saab suurepäraselt positsioneerida, sellepärast et väitlusreeglite järgi tegemist ei ole uue maailmamurdva analüüsiga, mida kohtunik ei saa arvesse võtta, vaid see on sama analüüsi, nagu see on eksisteeriva analüüsi õigesse kohta paigutamine. Ja 4. kõne saab seda teha nii, et nagu on jalaga segada. Ehk siis, kui sa oled 4. kõneleja oma tiimis, siis jälgi, missuguseid ümberlükkeid sinu tiim teeb, milline on nendest kõige olulisem või missugust oleks vaja tugevdada väga palju rohkem ja suuda seda positsioneerida oma 4. kõnes. Ütle, et see ümberlüke, ma ei tea, seda ei vaadatud piisavalt, sellele ei vastatud piisavalt. Ütle, mida see väitluse jaoks tähendab. Ja sa saad, või noh, kui sellele ei vastatud, siis see võiks tõsi ka olla, on ju. Aga sa saad nüüd näidata, kuidas see, et noh, sa ütled näiteks, see ümberlüke tähendab seda, et vastased ei jõua mitte kunagi suurema kasuni, siis näita, kuidas ka teised asjad hakkavad järjest nagu doominoefektina järjest ära kaduma. See on ülihea ja ülikasulik olukorras, kus vastaste materjal on nagu üles ehitatud nagu selgituste ketina, ehk siis neil on üks selgitus, millele järgneb mõju, millele järgneb järgmine selgitus, sellepärast et X-ist saab Y, Y viib järgmise täheni ja see täht viib järgmise täheni. Selles olukorras, kus üks nendest asjadest on tõestatud, et ei eksisteeri, siis see doominokett läheb katki, kõik järgnevad asjad enam ei eksisteeri. Seda on palju keerulisem teha olukorras, kus vastastel on argument, millel on nagu 5 eraldiseisvat põhjust, miks see on halb või ebaeetiline, et siis on kindlasti seda keerulisem teha, aga see on väga mõistlik olukordades, kus see on nagu ketina, on ju. Ja noh, viimaseks on väga hea siis, kui su ümberlüke ei olnud analüütiliselt liiga hea, kohtunik ei saanud sellest aru või siis ei suutnud saavutada oma suurimaid kasusid ja siis sa saad positsioneerimisega seda päris viisakalt päästa. Moving on. See tähendab ka seda, et sa saad teha seda 3. kõnelejana või üleüldse selle kõnelejana, kes ei saa enam väga palju uut materjali tuua, et sul on tunne, et sa saaksid seda ümberlüket päästa väga hästi siis, kui sa saad nagu täiesti uusi asju rääkida, aga sa ei tohi seda teha ja sa positsioneerid. Näiteks, kui sa teed mitigatsiooni, sul on teema teeme kõik narkootikumid legaalselt, vastastel on, kui on legaalne, kasutatakse rohkem, see on halb, sest narkootikumid on halvad. Väga ilusti mehhaniseeritud, on ju. Esiteks, see argument on lihtsalt tõsi. Nagu I don't care, kui hea väitleja sa oled, sa ei saa mulle mitte kunagi selgeks teha, et kui ma homme kõik narkootikumid teen legaalseks, siis rohkem inimesi ei kasuta seda. Sa ei saa seda ümber lükata. Sul ei ole mõtet proovida ka, sest sul ei ole aega ja noh, see ei ole võimalik. Mida siis teha? Sa pead mitigeerima seda kasu nii palju, kui sul võimalik on, kasutad tüüpilisi argumente nagu mingi, ma ei tea, kõiki tee hero, teeme kanepit, teeme mingisugust informaatikatundi selle kohta, miks narks on hea ja sa saad positsioneerida seda mitigatsiooni. Sa saad rääkida sellest, 1, kui palju skaalat sa vastaste mõjult ära võtsid. 2, kui suur vastaste mõju tegelikult on. Ja 3, kui sa suudad seda mõju piisavalt vähendada, siis sa saad väga ilusti kõik asjad üle kaaluda. Ja seda sama positsioneerimist sa saad teha väga ilusti oma ümberlükke lõpus ja sa saad kohtunikule üliselgeks ära teha, et eksisteerib uus mõõdupuu ja uus joonlaud, millega sa nüüd mõõdad seda mõju ja sealt tulevad teistsugused tulemused, kui sulle enne väideti. Viimaseks, see võib-olla ei ole viimane, ma ei tea, mitu slaidi mul on, paar tükki veel. Kuidas sundida tegema ennast head ümberlükket?
näiteks, ja siin on väga ilus näide selle kohta, mis natuke räägib ka sellest, kuidas te teete pisikesi tükikesi, et tegelikult oleks vaja ühte suurt ümberlükket, mis tegeleb väga paljude vastaste kaasuse erineva osaga. Teema jälle Nordicutelt ja see teema oli, et riigid, kus on väga palju halli majandust, need riigid peaksid aktiivselt vähendama seda halli majanduse osakaalu. Hall majandus on siis majanduse haru, kus sa nagu teed cash payment'e, sa ei maksa makse selle pealt, aga see ei ole otseselt nagu illegaalne. näiteks ümbrikupalgad, kui sa, ma ei tea, oled torumees. vastased ütlevad, et riik, kus on palju halli majandust, on halb riik, ta on raha, on korrupeerunud riik. Isegi kui ta vähendab seda halli majandust ja ta saab rohkem maksuraha sellest, siis ta ei kasuta seda maksuraha hästi ära. See tähendab seda, et sa võtad inimestelt raha ära, sellepärast et nad peavad oma palgast nüüd makse maksma, aga sa ei anna seda palka neile tagasi, sest sa ei tee, ma ei tea, sotsiaalset heaolu. Sa saad teha nüüd ühe suure ümberlükke, millega sa saavutad väga palju asju. Esiteks, tee mitigatsiooni sellele, et kõik riigid ei ole halvad. Teiseks, ründa eeldust. Kui riik on halb ja korrupeerunud ja tihti tänu sellele ka ebastabiilne, siis ka nendes riikides on vaja, et riigipea inimestele meeldiks, sest et muidu nad võtavad ta üle või siis ebastabiilsus on liiga suur. See tähendab seda, et sa oled ikka sunnitud vahepeal seda maksuraha õigesti kasutama selleks, et oma inimesi vaigistada. Sa tahad seda küllap teha kohtades, kus on kõige nähtavam või kus inimesed saaksid piisavalt palju kasu, et nad vait jääksid, mis tähendab seda, et sa paned need kasulikesse kohtadesse. Aga ka kolmandaks, isegi kui su riik on ülirahaahne, siis see, kui sa aktiivselt oma halli majandusega tegeled, sa saad rohkem raha, sest su majandus areneb. See tähendab seda, et sul on rohkem investeeringuid oma majanduses hetkel, kus investeerijad ei pea kartma seda, et sul ei ole nagu kontrolli umbes 60% oma majanduse üle. Teiseks, sotsiaalsüsteemide kasv lihtsalt nagu arendamine loob majanduskasvu, sest et ma ei tea, töötajatel on paremad õigused, nad julgevad võtta suuremaid riske, investorid julgevad võtta suuremaid riske, sest et inimesed on kindlustatud. Aga ehk siis see, et nagu isegi kui kõik raha ei lähe inimestele, siis läbi majanduskasvu sa saad ikka rohkem raha. Kui te vaatate hoolikalt, siis selle eelneva näite saab positsioneerida 3 erinevasse olukorda. Ehk siis sa räägid kõik need 3 olulist asja, mida sinu või minu ümberlüke just saavutas. Esiteks, see tõestas väga olulist fakti, et riikidel on motivatsioon suunata hallist majandusest saadud raha õigesse kohta. Ma eeldan, et see on see, mida sinu kaasus sellel hetkel taotles, see on see, mida minu kaasus sellel hetkel taotles. Mis tähendab seda, et minu kõik kasvud on palju tõenäolisemad, sest ma tõestasin ära mingisuguse tipping pointi või mingisuguse päästiku, mis viib asjad kasudeni. Teiseks, see ümberlüke, mida ma just tegin, võtab arvesse väga palju erinevaid karakteriseeringuid, missugused need riigid on. See võttis arvesse nii seda head riiki, kes paneb asjad sotsiaalarendusse, see võtab arvesse ka seda halba korrupeerunud riigipead, kui ka väga rahaahnud riigipead. See tähendab seda, et kohtunik, ükskõik missugust maailma sa usud, minu argument ikka veel töötab, veelgi enam, ma olin charitable ja armas oma vastaste vastu. Aga kolmandaks, seda ümberlüket saab ka väga hästi kasutada selleks, et näidata, kuidas mittereageerimine vastaste maailmas loob pikaajalisi majanduslikke kahjusid. Kui ma ütlen teile, et investorid tulevad juurde, kui sa vähendad halli majandust, sest et riskid on madalamad, siis selle vastas on see, et kui need riskid on suuremad ja halli majandus tekib ainult juurde, siis need investorid lähevad järjest rohkem ära. Või siis sul on vähem majanduskasvu, sellepärast su töötajad on palju vähem kindlustatud ja ka nemad julgevad võtta vähem riske hetkel, kui nad järjest rohkem hallis majanduses on. Mis tähendab seda, et see ei olnud ümberlüke ainult sellele, et vastaste jutt on vale, aga see on ka ümberlüke sellele, et nemad peavad näitama, et midagi muutub, sest et status quo'ga ei ole võimalik jätkata ja see toob neile ainult rohkem kahjusid juurde. Kui ma räägin oma ümberlükke lõpus kõik need 3 asja ära, on palju tõenäolisem, et mu ümberlüke nagu saavutab midagi ja see on päriselt ka korralikult sellesse väitlusesse positsioneeritud. Miks? Kuigi kohtunik on võimeline aru saama, et sa rääkisid 3 erinevast riigist ja sul on 3 erinevat karakterisatsiooni, siis on üli ebatõenäoline, et ta märkab seda 3. punkti, sellepärast et selle pidin mina ise ära linkima nende jaoks või siis seda saab ära linkida 3. või 4. kõneleja.
kes ei tohi nii palju uut materjali ära tuua. See ei ole see maailma kõige intuitiivsem asi, mida kohtunik märkab, kui ta jooni tõmbab, aga see on ülilihtne asi, mida sa saad lihtsalt tõestada ühe lausega ja see lihtsalt on tõsi, sest sa tegid kõik analüüsi juba eelnevalt ära. Viimaseks strateegia väitluspraktikas, kuidas seda nagu teha. Mida teha väitluse ajal? Esiteks, kui sa pead prioritiseerima erinevaid ümberlükkeid, sellepärast et vastavalt kategooriatele sul on erinevat hulk aega või siis sa pead valima, missugune on kõige suurema kasuteguriga, markeeri endale need paberile ära. Tõmba highlighteriga ring ümber, kui midagi läheb kehvasti ja sa avastad, et sul on ainult 5 minutit, aga sul on 3 ümberlükket tegema, siis sa saad valida selle, mis on juba ära markeeritud ja lihtsalt teha selle ära. Usalda ennast väitluse ajal või prepis, et sa tegid õige strateegilise valiku ja siis see valik on nii-öelda sinu eest ära tehtud ja nagu sa ei pea nii-öelda nagu seal 1 minutiga üritama välja mõelda, et mida sa nüüd tegema pead. Teiseks, kui sul on vaja mingisugust materjali, näiteks sa näed, et flip on võimalik, aga üks eeldus, sa ei tea, kas vastased veel nõustuvad selle eeldusega, tee poi. Paku neile seda eeldust, vaata, mida nad ütlevad sellele. Või siis anna oma eelmisele kõnelejale mingi osa materjalist, et näha, kuidas vastased sellele reageerivad ja siis sa saad mingisugust uut ümberlüket edasi arendada. Minust kahetsusväärselt vähe on tiimitööd tiimide vahel, kõik teevad erinevaid ümberlükkeid, on olnud ka tiime ajaloos, kus kolmas kõneleja tuleb, räägib hoopis uuest kaasusest. Rääkige oma tiimikaaslastega, jagage ümberlükkeid, saate palju rohkem tööd tehtud, sellepärast et alustate ühte asja varem või siis saate üksteise peale ehitada. Kolmandaks, kui sa teed positsioneerimist ja planeerid oma positsioneerimist, siis väga tihti see aitab sul kontrollida, kas su ümberlüke tegelikult ka tõestab neid asju, mida sa lubasid, et sa tõestama hakkad. Kontrolli üle enne, kui kõnelema lähed, avastad, et midagi on puudu jäänud ja siis saad vastavalt täiendada seda. Neljandaks, proovi siis teha niimoodi, et su üks suur ümberlüke vastab korraga mitmele asjale, näiteks sa suudad vastata esimese argumendi mehhanismidele ja teise argumendi mõjule. Mida rohkem sa ühe asja juurde koondad, seda efektiivsem sa oled, seda tublim väitleja sa oled, seda rohkem sul on aega teisteks asjadeks. Aga ka viiendaks, mõtle välja, mis on sinu tüüpviga ja aktiivselt ürita seda parandada. Kui sa tead, et sa oled väitleja, kes ei kaalu, no siis hakka kaaluma. Kui sa tead, kes on väitleja, kes ei mehhaniseeri, aga siis hakka mehhaniseerima. Väga tihti need tüüpvead on ülitõenäolised või eksisteerivad igal pool. Tihti ka su tiimikaaslased teavad neid või treenerid, küsige. Mina tean, et Martin Küüsma kunagi ütles mulle, et iga kord, kui ma mehhanismi ei tea, siis ma ütlen, et see on füüsiliselt tõsi. Ja siis ma üks väitlus vaatasin ja siis, kui ma sain aru, et ma hakkan ütlema füüsiliselt, siis ma sain sammu tagasi minna ja mõelda, et kas seal mehhanism oli ja siis iga kord avastasin, et ei olnud mehhanismi ja siis ma sain selle mehhanismi sinna kiirelt panna. Nii et mõistlik on teada oma tüüpvigasid ja märgata neid, sest et siis te saad parandada neid. Ja rohkem mul slaide ei ole. Seega aitäh kuulamast ja kui teil on küsimusi, siis te võite küsida. Ma nüüd tean, miks kõik õpetajad online tunde vihkasid. Te peate küsima vähemalt 3 küsimust, enne kui ma teid ära lasan. Mul on 3 asjale vastu, bože moi. Hea. Great. Mul on küsimus selle kohta. Kui sul on tiimis tugev teine ja tugev kolmas kõneleja, siis kuidas sa, nagu eriti kui teine kõneleja teeb clash'e, siis kuidas sa eristad teist ja kolmandat kõne või nagu kuidas sa kolmanda kõnelejana teed kindlaks, et sinu materjal on nagu mitte tingimata eksklusiivne, aga viib väitlust kaugemale? Esimese asja ma küsiksin, kas esimene kõneleja ei olegi tiimis tugev. Aga ma arvan, et seal on 2 asja, mida sa saad teha. Esiteks rääkida oma teise kõnelejaga, mida tema tahab taotleda või mida ta ei kavatse oma nii-öelda kaasuses puudutada. Aga ka kolmandaks ma arvan, et mulle meeldib alati preppida kolmandaid kõnesid natuke ette. Mulle meeldib ette kirjutada prepis juba analüüsi ja rääkida oma tiimikaaslastega, et see on see materjal, mida mina kavatsen lauda viia. Ja siis nad teavad. Aga viimaseks, mina kolmanda kõnelejana väga tihti kõik nagu reageeriva materjali kirjutasin alles üks kõne enne mind.
kuna sinu teine kõneleja ükskõik kui hea ta ka ei oleks, pärast teda tuleb alati veel üks kõneleja enne sind. Ja mõistlik on võtta siis hästi palju reageerivat materjali just sellelt viimaselt kõnelejalt, kuna see on esiteks uus materjal, mis lauda jõudis, mis tähendab, et kõik materjal, mida sina räägid, on ka väga palju uuem. Ja siis sealt viia erinevaid mõjusid kaugemale või vähem kaugemale. Aga ma ka arvan, et kolmandas kõnes või noh, okei, see on see lihtsalt, mida mina tegin, mida mulle meeldis väga teha, oli see, et ma näitasin, kuidas kõik asjad viivad sama asjani. Ja sa teed lihtsalt kohtunikule selle töö nii palju lihtsamaks sellega, et sa nagu zoom out'id ja siis ütled, et näed, nagu see analüüs, mis nad annavad, tähendab seda asja, täpselt sama juhtub ka seal. Ja sa suudad selle nagu suure pildi nagu üheks nagu ilusaks pildiks maalida. Ma ei ole teiste kõnede ekspert, aga mul on tunne, et need clash'id, mida sa teed teises kõnes, peavad keskenduma nagu natuke rohkem erinevate analüüside ümberlükkamisele versus kolmas kõne keskendub natuke rohkem mõjude kaalumisele ja nende mõjude olulisusele. Sellepärast, et väga tihti kuidagi nagu esiteks kolmas kõne peab olema rohkem charitable, aga teiseks nagu väga tihti kuidagi teine kõneleja lõpetab nagu alati lõpuks on niimoodi, et nemad tegelevad selle analüüsiga, sellepärast et me usume, et sellest on kõige suurem kahju või siis ka vastased lihtsalt ehitavad neid kõige rohkem ülesse ja ta peab nendele vastama. Ma ei tea, kas see vastas su küsimusele, aga ma ei tea. Räägi Kaspariga juttu rohkem väitluse ajal ja siis kuula teist opi või kolmandat propi kõnelejat ja kirjuta enamus materjal sealt. Thanks. Ja aga ma ütleks, et minu arust on kõik kolm liiget väga tugevad teie tiimid. Et väga tublid olete. Ma olen nõus, aitäh. Ma ei tea, enne mainisid, et on teine ja kolmas. Kas on veel küsimusi? peab olema. Nagu, come on. Ma lihtsalt rääkisin nii head juttu, et see on kõik lihtsalt nii selge. See on tõsi, et mul on väga kahju lastest, sest et minu ootused teile on nüüd nagu väga palju kõrgemad, sest et kui te olete kuulnud sellist tööd juba, siis teil ei ole literaal ühtegi vabandust voorus. Nagu, et kui te ei hakka neid asju tegema, siis ma olen teie peale väga kuri. okei, võib-olla räägi rohkem sellest, et mida see tähendab, et kui sa teed spoi, et sa nagu setup'id mingi eelduse vastase jaoks või küsid, et kas sa nõustuks, kas nemad nõustuvad selle eeldusega, mida see tähendab, kuna ma ei saanud sellest aru. Väga hea küsimus. Minu arust esiteks töötab väga hästi selliste jah-ei küsimuste küsimine. Näiteks, kui sul on see trendide teema, kus või need kunstitrendid muutuvad nagu mingi see muutumine, et kunstitrendid halb, mis iganes näide see oli. Kui sul on näiteks vaja, et vastased nõustuksid eeldusega, et trendid on lühiajalised ja kogu aeg muutuvad, siis ma küsiksingi lihtsalt poi, kus ma ütleks neile, et sotsiaalmeedia trendid on üles ehitatud ideele, et need muutuvad iga natukese aja tagant kogu aeg. Ja siis üldjuhul nad ütlevad põhimõtteliselt, et jah, sul on õigus. Ja kui nad ütlevad ei, noh, siis sa võid olla natuke plindris, et kui su eeldus on lihtsalt faktuaalselt õige, siis sa saad seda ümber lükata ja näidata, et neil on vale arvamus. Kui nad nõustuvad sinuga, siis on päris hästi, on ju. Et minu arust ülihea on nendes olukordades seda küsimust küsida veits niimoodi, et nad on nagu mingid, sa oled lihtsalt rumal, et sa selle küsimuse just küsisid. Ja muidugi see vastus on jah, aga et nagu, mis see andis sulle siis praegu? Aga minu arust ka teistes olukordades, kui sellel eeldusel on nagu üks kindel vastus, näiteks, et su eeldus on, et ma ei tea, inimesed on emotsionaalsed või inimesed on sotsiaalsed loomad, siis sa küsid, miks inimesed on manipuleeritavad ja väga tihti see vastus on mingi, et sellepärast nad on emotsionaalsed ja sellepärast nad on rumalad ja siis sa saad öelda, hei, vaata, vastased ütlesid oma kaasuses seda või poi vastusena seda. Kui me räägime sellest tänasest
väitlusteemast, mis on see mingi ai ja sotsiaalemotsionaalsed oskused. kui sa teed esimesele jaotusele poi, et mingi tehisintelligents on tohutult loogiline algoritm, sa paned midagi sisse ja sealt tuleb midagi välja, siis väga tihti võib juhtuda, et jaotus ütleb, et jah, ja sellepärast õpetajad saavadki selle õpetamisega ülihästi hakkama koolis. Ja sul on mingisugune eeldus, millega nad just nõustusid ja sa saad sellele tagasi refer ida oma kõnes. Aga seda tuleb natukene alati läbi mõelda, et kas on mõistlik seda eeldust neil küsida, vahetevahel vastased nõustuvad mingisuguse eeldusega ilma, et nad seda otse välja ütlevad ja sa saad öelda, et noh, et selle loogilise järelduse eeldus lihtsalt ongi see, et asi on nii või asi on teisiti, isegi kui vastased seda otseselt välja ei ütle. okei, ma võib-olla panen ka siis kolmanda küsimuse juurde. Et enne sellest nii-öelda call out puuduvale MEC-ile, et midagi on puudu, et ei saa tõestada. Jah. Ja siis kas olukorras, kui nagu ei ole meie vastu MEC väga impactful ja enamus sellest on mitigeeriv, aga noh, mingi vastu MEC loomulikult on, siis eeldusel, et tuleb mingi hea vaste, siis kas on võimalik nagu taanduda tagasi ja öelda, et me nagu väga ei nõustu sellega? Et kas on võimalik näiteks eeldame, võtame teema, see tehisintellekti teema, et kui öeldakse, et tehisintellekti on hullult raske õppida või nagu mingit nüanssi on hullult raske õppida, siis me ütleme, et seda on okei, fine, aga nad ei ole tõestanud ära A asja, siis ütleme, et tuleb mingi ülihea mechanization sellele. Kas on võimalik nagu natuke tagasi tõmmata seda? Jah, on küll. Minu arust peaaegu kõiki asju on väitluses võimalik tagasi tõmmata, välja arvatud mingisugused väga, ma ei tea, põhilisi fakte, ma ei tea, taevas on sinine ja inflatsioon tähendab seda, et hinnad lähevad ülesse. On küll võimalik tagasi tõmmata ja ma arvan, et see lihtsalt tähendab natukene rohkem selgitusi, miks mingisugune asi on siis teistmoodi. Aga kui sa kahtled, kas kohtunik usub sind või vastajast, siis on alati mõistlik tulevikus, kui sa teed mingisugust ümberlüket, et sinna ümberlükesse siis integreerida see, et isegi kui sa ei usu seda eeldust, vaid usud seda teist eeldust, näiteks, et ma ei tea, tehisintelligentsi on kas lihtne või raske õppida, siis sul on eraldiseisvad põhjused, miks kummastki midagi taotleda või siis sul on põhjus, miks tegelikult sobib mõlema eeldusega ja sa saad sellele kohtunikule otse välja öelda, et see ümberlüke ei eelda seda, et te usute ühte või teist eeldust, ükskõik kumba te usute, mõlemad töötavad. Mul oleks veel küsimus, et kui sa oledki nagu selles suhtes plindris ja nagu sul ei tule ühtegi mingit väga head ümberlükke ideed või siis nagu vastased on juba ära tõestanud, miks see mingi ümberlükke ei tööta, siis nagu ja sa pead kohe minema, siis kuidas sa tuled, võtad mingi õhust ümberlükkeid? Väga hea küsimus. Olen olnud väga tihti ise selles plindris, sest ma olen võib-olla analüütiliselt suht nõrk väitleja. Minu lemmik Hail Mary on alati väljakaalumine. Minu arust kaaluda on võimalik peaaegu ükskõik mida, ükskõik mille vastu. Kas sa kaalud seda, et ühte mõju saavad rohkemad inimesed või siis teist mõju saavad olulisemad inimesed või siis mõju hulk per inimene on suurem. Minu Hail Mary on alati lihtsalt väljakaalumine. Ja noh, ja siis tuled kõnelemast tagasi ja loodad, et su tiimikaaslane nii kaua mõtles midagi välja. On olnud ka olukordi, kus ma hakkan kõnelema minema ja ma ütlen oma tiimikaaslasele, et ma ei suuda seda ümberlükket teha või nagu ma ei suuda sellele materjalile vastata. Ma proovin selle välja kaaluda selleks, et mingisugune tämm oleks tehtud. Sina pead nüüd minu kõne ajal jooksul välja mõtlema, kuidas sellele päriselt vastata tuleks. Nii et ma soovitan alati kaaluda. Slaytastic. Teil on mingi pool minutit veel mõelda, kas te tahate midagi küsida, siis ma lasen teid ära. Nii, ma saan recording'u sellest kinni panna. Ma saad jah.